Mida teada enne kodu renoveerimist? Kodu renoveerimine on aja- ning töömahukas protsess, mis nõuab põhjalikku ettevalmistust, isegi kui planeerid tervikliku rekonstrueerimise asemel oma nägemust ellu viia samm-sammult. Käesolevas videos räägib renoveerimise planeerimisest eramu omanik ning protsessi eripäradest valdkonna ekspert. Miks otsustasite maja renoveerida? Mina hakkasin renoveerimise peale mõtlema eelkõige sellepärast, et oleks mugavam kodus elada. Kui hakata renoveerima, siis see on nii suur projekt ja nii suur tegemine, et kindlasti ei tasuks seda teha ainult mingisuguse renoveerimise võtmes, vaid seda tasuks teha just siis maja ja elamise nagu ümbermõtestamise mõttes, ruumiplaneeringu ümbermõtestamise mõttes, võimalik, et ka pindala suurendamise mõttes, et sellistes aspektides. Mis on esimene samm renoveerimise protsessis? Esimene asi, mida me tegime, oli see, et me hakkasime arutama, et milline see maja võiks olla. Et mida me tahaksime, kuidas me näeme seda maja 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, mis me näeme nagu perspektiivina. Sest tegelikult igasuguse ümberehitamise juures on nagu 2 asja, et kas võtta hästi suurelt ette ja teha korralikult või siis teha selliseid pisikesi, väikesi asju niimoodi, et elada oleks lihtsalt mugav. Mis on renoveerimise juures kõige keerulisem? Ma ei ole leidnud tegelikult head kohta, kust ma saaksin teada, mida ma peaksin tegema, kes oleks need inimesed, kellega ma pean kontakteeruma, et teada saada, mida ma oma majas saan teha või mitte teha. Sest et on olemas mingisugused vanad plaanid, aga nende vanade plaanide mure on sageli see, et nad ei ole päris täpsed, ei ehitatud nii, nagu on plaani peal kirjas ja esimese hooga ma ei julgegi ühtegi suuremat otsust vastu võtta, sest et tegelikult inimest, kelle käest seda küsida, ma ei teagi sellist inimest, kelle käest seda küsida. Mis on takistanud renoveerimistöödega alustamist? No praegu ma ei ole veel hakanud nagu suuri investeeringuid kuhugi suunas tegema, sellepärast, et ma ei tea, mis on ikkagi mõistlik lahendus selle konkreetse objekti puhul. Ja just eelkõige rahalises ja selle nii-öelda eesmärgi mõttes, et kui eesmärk on saada maja soojemaks, siis mis on ikkagi see kõige mõistlikum lahendus selle objekti puhul, mida teha. Täisrenoveerimine kõlab väga uhkelt, soojustame kõik seinad, paneme sundventilatsiooniga soojustagastuse, aga võimalik, et see ei ole kõige mõistlikum lahendus just eesmärke silmas pidades. Mida soovitaksite teistel koduomanikel tähelepanelikult jälgida? Eriti tähelepanelikult oleks vaja jälgida, mis on see ajaraam, millest sa plaanid renoveerida. Et kas sa kavatsed selles majas elada veel 10 ja 20 aasta pärast või sa kolid 2 aasta pärast välja. Et see on asi, mille peale tasub kindlasti mõelda, et mis on see, mida sa tahad sellest majast saada ja mis ajaraamis sa seda tahad teha. Millised on vanade hoonete eripärad, millega renoveerimisel arvestama peab? Võrreldes uute majade projekteerimisega on vanadel hoonetel vaja arvestada kõige sellega, mis meil juba on olemas ja mis on väärtuslik. Ehk siis me peame arvestama sellega, et tuleb säilitada väga palju asju ja väga vabalt ümber projekteerida kõike ei saa. Kuidas alustada renoveerimise protsessi? Mina soovitan alati alustada arhitektist. Mingis mõttes on arhitekt nagu ka projektijuht, kes nagu juhiks või peaks juhtima kogu seda protsessi. Ta teab kõikidest eriosadest midagi ja kõige olulisemat ja samamoodi ta teab ka kogu seda bürokraatiat, mis ühe maja rekonstrueerimisega kaasas käib. Kuidas leida usaldusväärne partner? Eks ikka seal on abiks armas internet. Tuleb guugeldada, otsida. Ma arvan, et kõikidel pädevatel arhitektidel on ka mingi oma kodulehekülg, kus on kirjas need tööd, mida nad on varasemalt teinud. Võib-olla tasuks siin vaadata seda, et kui nüüd minna nende arhitektuuribüroode kodulehekülgedele, et siis kuna me räägime nüüd rekonstrueerimisest või renoveerimisest, siis just vaadata, et kui palju on seal neid rekonstrueerimise ja renoveerimisprojekte nagu välja toodud. Et antud juhul ei ole nii oluline see, kui palju vägevaid arhitektuurikonkursse see büroo on võitnud, vaid pigem see pool, palju on reaalselt vanu maju
tehtud. Milline on mõistlik rekonstrueerimistööde järjekord? Kõigepealt soovitan pöörduda kohaliku omavalitsuse arhitekti poole. Sealt saame teada, kas meie planeeritavad tööd on ehitusloa või ehitusteatise kohustuslikud. Sealt saame ka teada seda, kas meie maja asub näiteks muinsuskaitsealal või muinsuskaitseala kaitsevööndis. Seejärel, kui ta asub seal, tuleb pöörduda Muinsuskaitseametisse ja taotleda sealt muinsuskaitselised eritingimused. No siis ta võiks tegelikult teoreetiliselt pöörduda arhitekti poole. Peale seda võiks ta pöörduda siis projekteerija poole ja siis koos projekteerijaga panna paika tegevusplaan. Vaata lisa eis.ee